algab tutvumismäng Reisile sinuga. Saatejuht on Anu Saagim. Tere õhtust, armsad televaatajad! Eetris on legendaarne, ainulaadne ja eriti masendavatel sügisõhtutel vajalik tutvumissaade. Meie külalisteks on 3 tütarlast ja 1 noormees. Neil on ainulaadne võimalus tutvuda ja võib-olla ühele neist langeb ka õnn ja ta pääseb oma unelmate kohtingule. Aga siin meie osalised täna on. Neiu number 1 õpib Tallinna Ülikoolis vene filoloogiat. Teda paeluvad nii tõlketööd kui õpetajaamet. Ühe nendest ta kunagi ka valib. Kooli kõrvalt käib laulukooris, uisutab või rulluisutab. Enda iseloomustamisel kasutab 2 sõna. Avatud inimene. Neiu number 2 tuleb Võhmast ja on hariduselt kondiiter. Kõige paremini oskab ta enda sõnul teha küpsiseid. Peale küpsetamise tegeleb ta ka käsitööga, ehk siis teeb pärlitest kõrvarõngaid. Vabal ajal on hea meelega pere ja sõprade seltsis ja sel puhul peab ikka laual oma tehtud tort või kook olema. Neiu number 3 on tooteesitleja Tallinnast, keda paelub kõik, mis seotud Lähis-Idaga. Õpib araabia ja türgi keelt ja näeb end tulevikus tegutsemas diplomaadina või Punase Risti ridades. Reisimine ei ole tema puhul kirg, vaid vajadus. Enda iseloomustamiseks kasutab sõna hulljulge. Tere, tüdrukud! Tere! Kuidas te tunnete? Väga hästi. Meie stuudios on 3 kaunist tütarlast ja 3 salapärast ümbrikku. Ühes nendest ümbrikutest on väga-väga ihaldusväärne reis. Teises võib olla romantiline õhtusöök, 3. spaapuhkus. Seda me kahjuks veel ei tea. Seda otsustab noormees, kellega keegi teist pääseb sellele romantilisele kohtingule. Kahjuks noormees teid ei näe, me tõmbame siia vahele seina ja ta saab oma otsuse teha ainult teie hääle või teie vastuste põhjal. Aga olete valmis? Jaa. Yes. Tõmbame seina ette. Ja nüüd kutsume stuudiosse meie salapärase noormehe. Aga palun. Meie tänane noormees tuleb Tartust, ametilt siseviimistleja, aga vabal ajal kõva spordimees. Sõidab jalgrattaga ja käib jooksmas. Kui selle kõrvalt aega jääb, läheb kinno või külla. Enda sõnul väga rutiinne inimene, kellele ei lähe korda asjad, mis teda otseselt ei puuduta. Ain, tere õhtust. Tervist. Oled sa seikluseks valmis? Jah, olen. Küsimused on valmis? On. Ma loodan, et need on nähvakad. Eks näis. Okei, aga teeme kohe algust, mis siin ikka passida. Loe oma esimene küsimus ette. Tere, neiud. Tere! Esimene küsimus. Mis suhe sul oli või on oma vanematega? Ja vastab? Ja vastab neiu number 2. Emaga ma olen väga lähedane ning isa oli ka mulle väga kallis, kuid kahjuks on ta surnud ja ema mulle sõbra eest ja me teeme paljust asju koos. Too mõni väike näide, mida te teete koos tihti? Käime poes koos shoppamas ja käime õues jalutamas. Vaatame ega küpsetame. Aitäh! Ja vastab neiu number 1. Mul on väga head suhted oma perega. Saan kõikidega väga hästi läbi. Elan emaga ja vennaga. Isa läks meie juurest ära. Emaga meeldib meile reisida, shoppamas käia. Me saame väga hästi läbi ja alati on ta mulle toeks. Ja vastab neiu number 3. Mul on väga eriline side oma isaga, kuna meil on täpselt ühel päeval sünnipäev
ja me oleme ka sama iseloomuga. Ja just sellepärast me saame üksteisega väga hästi läbi ja ema on mul ka väga super, et mul ei ole kahjuks temaga kahjuks või õnneks kui õe või sõbranna nagu suhet, aga ta on nagu nii ema lihtsalt, ma ei saa teda võrrelda kellegi teisega. Selge, aitäh. Ain, miks see vanemate teema on sulle nii oluline? Kas sa valid naise endale ka kuidagi selle järgi, kuidas ta suhtub näiteks oma vanematesse? Mingil määral ikka. Öeldakse, et poiss otsib endale sellise pruudi, kes meenutab natukene tema ema. Mitte päris, aga enam-vähem. Kas kellegi hääl meenutas sinu ema? Jaa. Jaa? Meenutas. Vau. Aga mitte nagu otseselt, vaid kaudselt nagu. Oli see meeldiv? Jaa. Vau. Okei, lähme teise küsimuse juurde. Küsimus number 2. Kui me saaksime väga lähedasteks, siis mida olulist ma sinust teadma peaks? Ja vastab neiu number 3. Kuna mul ei ole kunagi ühtegi suhet olnud, siis ma unistangi mehest just, et kes on hooliv ja armastav, et kui see on nagu esimene suhe, et ta panekski selle põhja alla, et ta tekitaks just kuidagi nagu arusaamise, et kuidas nagu suhe peaks olema. Kui on nagu hooliv ja armastav mees, siis teab, et alla selle ei lähe tulevikus, kui peaks lahku minema. Kas sa oled süütu? Ei vasta sellele küsimusele. Okei. Aitäh ja vastab neiu number 1. Kordan küsimust. Kui me saaksime väga lähedasteks, siis mida olulist ma sinust teadma peaks? Kiida ennast nüüd kõvasti. Taevani. Ma arvan, et ma ei teagi, et iga inimene on individuaalne ja ma arvan, et kui ma saaks väga lähedasteks, siis ma ei oska midagi olulist välja tuua. Aga kui te oleksite telefonis praegu, te ei näe teineteist, aga poiss tahaks sinuga väga-väga tuttavaks saada. Ta on nagu kuskil pimedas diskoteegis näinud siin taga, aga võtnud su telefoninumbri ja nüüd natukenegi tahaks sust enamat teada. No, mida? Kas sa oled lõbus, kas sa oled aktiivne, oled sa sportlik, oled sa koduperenaine, mingi selline, mis on sinu prioriteet või mida sa armastad üle kõige? Ma olen kõik ühes. Sa oled kõik see, mis ma ütlesin? Jaa. Yes! Ehk siis parim naine. Nii, ja kelle kord nüüd on? Ja neiu number 2. Teadma peaksid sa seda, et sa oleksid mulle esimene poiss ning ma võin algusest päris koba olla. Aga mis on sinust sellist kihvti, toredat, armsat? Anna mingi väike vihje meie noormehele. Ta on siin kuidagi päris eksinud moega ja... Et ma armustan laginal naerda tavaliselt. Aga miks sa praegu ei naera? Sa oled kuidagi väga kurva häälega. Kas sa armastad lapsi näiteks, loomi? Armastan lapsi, et tahan lasteaiaõpetajaks ükskord õppida. Väga armas. Teid, Ain, kolmas küsimus. Mis rolli mängivad armastus ja kiindumus sinu elus? Vastab neiu number 1. Väga tähtsat rolli mängib see, sest ilma armastuseta ja kiindumuseta ei saa hakkama. Et ma arvan, et peab olema stabiilsus. Et jah. Kas sa otsid mehest, pigem turvatunnet või oled sa selline ise hakkama saaja tüüp? Ma otsin mõlemat. Vahest tahaks olla selline nõrk ja õrn ja... Naiselik. Jah. Aga kui on vaja hakkama saada? No siis ma löön läbi. Pole muud midagi teha. Aitäh. Aitäh ja vastab neiu number 2. Ma kipun inimestesse kiinduma ja need, kes nagu mulle armsaks saavad, et neist on nagu raske lahti saada, et kiindumus on nagu suur roll minu elus ja armastusel ka, et ma armastan väga oma sugulasi ja pereliikmeid ja ma hoolin neist ja hoian väga. Ja vastab neiu number 3.
Armastusel on minu elus väga suur roll. Ma olen ümbritsetud inimestest, kes mind väga armastavad ja minu sõbrad on ka nagu, kui ma leian endale sõbra või mehe, siis ma tahan, et ta oleks täielikult pühendunud ja minule ja mina temale, et me armastaksime üksteist. Nagu on minu sõprussuhted praegu seni olnud sõbrannadega, minu perega ja ma otsin ka mehes seda, et ta armastaks mind tegelikult, mitte ei leiaks nagu näiteks, et kui ilus tšikk, et ma armastan teda, et ta ikka armastaks nii minu sisemust, välimust, kõike, nagu armastaks mind. Sa nagu vihjamisi vist annad märku, et sa oled väga ilus tüdruk ja kõik kiinduvad ja armuvad sinust ja sinu välimuse pärast, aga ei ole leidnud võib-olla sinu sisemist ilu üles. Ma arvan, et see ei kehti ainult minu puhul, et see on paljudel inimestel, ka sõbrannade suhted näiteks, et vaatab üks sõbranna, et kui palju kalliskive kõike on ühel tüdrukul, et temaga on nii hea sõbranna olla, et ma armastan teda. Aga ühel hetkel järsku nagu pole tal seda kõike ja siis ta kaotab kõik need kalliskivid, röövitakse kuskil poe taga paljaks ja siis, mis sa siis teed? Sa pead ikkagi seda armastama. Aga ilu jääb ju. Või on see ka kaduv? Ilu ei jää loomulikult. Sa pead armastama inimest kui isiksust, aga loomulikult ilul on ka tähtis. Jah, olen sinuga nõus, sest Eestis ongi üks kurb lugu on see, et ilusaid naisi on kohutavalt palju, aga väärilisi mehi väga vähe ja üks nendest istub täna siin. Kas meil on nüüd kõik vastanud? Jaa, on kõik vastanud. Mis tunne on? Ootuspärane. Ootuspärane, et tuleb natukene nagu neid vastuseid sealt vägisi välja tirida. Aga jõudsid sa oma otsuses kuhugi maale? Jah, jõudsin. Nii. Tegid valiku? Valik oli raske, aga samas ka... Kerge. Jah. Mille põhjal sa tegid oma valiku? Kas see oli nüüd hääl või oli ikkagi see sisu nendes vastustes? Ikka pigem vastuste pärast. Okei, sa oled oma valiku teinud? Ja, mul on valik teinud. Ütle, number. Neiu number 2. On minu valik. Vau, hurraa. Aga tõuse püsti nüüd ja neiu number 2 on küll su valik, aga sa pead õnneks kahjuks nägema ka neid tütarlapsi, kellega sa siis võib-olla ei saanudki minna romantilisele õhtusöögile või spaasse või reisile. Ehk siis võtame kumma. Alustame neiu numberist 1. Okei, neiu number 1. Üle palun siia. Kas te kallistate või jätate selle vahele? Nii, näita, mis oli nüüd? Egiptus. Okei, väga kahju, aga eks mine sinna Egiptimaale siis üksinda. Jah. Okei, tšau. Tšau. Nii, no nüüd. Neiu number 3. Vau, milline sekk on. Tule siia. Ja vaatame siis koos ikkagi, kuhu meie ei lähe. Väga seks naine. Tallinn. Õhtusöök Argentiina restoranis. Nii, süüa meie ei saa sinuga. Kahju. Nägemist. Nägemist. Ja nüüd tulge mõlemad siia seina taha. Ärge näidake veel teineteist. Ja nüüd läheb sein eest ära. Hurra! Ja näita palun oma ümbrikud. Värska sanatoorium ja spa. Oled sa Värskas käinud? Ei. Tahad minna? No, võiks küll minna. Kas te lähete koos Värskas spaas? Kindlasti? Okei. Palju õnne teile. Ja meie teeme väikese pausi ja tuleme kohe-kohe tagasi ja siis on meil juba siin 3 poissi ja 1 tütarlaps. Urmas Alenderi laule esitavad Taavi Peterson, Birgit Varjun, Margus Kappel ja Jaanus Nõgisto.
19 november Tallinna Kaarli kirikus, 20 november Tartu Salemi kirikus. Lisainfo kontsert.ee. Nad laulavad oma lugu, neid vaadates mõtlen sulle, oled nii kallis. Vanemuise teater kutsub Andrew Lloyd Webberi võrratu muusikal Evita taas Tartus ja Tallinnas. Nimi osas Evelin Võigemast. Saade Reisile sinuga on tagasi ja meil on stuudios 3 väga kihvti noormeest ja kohe-kohe ka üks neiu ning loomulikult 3 salapärast ümbrikku, kus sees on pisikene üllatus. Aga saame poistega tuttavaks. Noormees number 1 õpib Tallinna Tehnikaülikoolis ehitusinseneriks, aga töötab ettevõttes, mis tegeleb finants-startupidega. Tema hobideks on investeerimine ja ettevõtlus. Et vaimule puhkust anda, mängib ta 2 meeskonnas korvpalli ja käib jõulsaalis. Aga muidu on läbi ja lõhki ärimees. Noormees number 2 on Tallinnast. Ühel päeval pärast kaitseväge otsustas ta, et läheb ja elab natukene aega Hiinas. Pärast poolt aastat tuli ta kodumaale tagasi ja asus õppima äriinfotehnoloogiat. Oma hobideks peab lugemis- ja finantsmajandust ning kui sõbrad külla tulevad, ei tohi laualt puududa näks ja naps. Noormees number 3 töötab Tallinnas transpordiabitöödel. Vabal ajal punnib ta jõusaalis raskusi tõsta. Ka muusika, mida ta armastab, peaks olema raske. Enda kohta ütleb ta aga, et on sõbralik, teeb hästi salatit ja vingumist ei talu. Tere õhtust, poisid! Kas te olete valmis? Absoluutselt loomulikult. Action! Kas te teadsite, et teie valiku otsustab vaid teie hääl ja see, mida te vastate? Siis peame hästi vastama. Just, aga nüüd tõmbame seina vahele ja kohe saabub stuudiosse ka meie kaunitar. Edu teile! Ja nüüd saabub stuudiosse meie õhtu kaunitar. Ka tänase saate neiu on Tallinnast. Tema omandab sellist kaunist ametit, nagu seda on ämmaemand. Ta on ka juba nii mõnegi lapse sünni juures ämmaemandana abiks olnud. Vabal ajal korraldab välistudengitele üritusi ja teeb trenni. Oma parimateks iseloomuomadusteks peab avatust, tolerantsust ja empaatiavõimet. Kairit, kas sa oled valmis? Jah, Kas sul on ägedad küsimused? väga läbimõeldud ja fänniklubi poolt heaks kiidetud. Hakka pihta. Okei. Tere, noormehed! Tervist! Tere! Nii, kõigepealt küsiksin siis esimese küsimuse igapäevaelu kohta. Ma tahaksin, et kõigepealt noormees number 1 kirjelda oma nädalat ja kuidas mahutaksid sinna minu? Minu nädal on väga tihe, et käin koolis ehk siis ülikoolis, siis õpin seal ehitusinseneriks ja samal ajal töötan ka täiskohaga ühes valuutavahetust pakkuvas idufirmas ja vabal ajal siis mängin korvpalli 2 meeskonnas ja käin ise ka trennis. Wow. Ja sellega, et kuidas ma sinu jaoks aega leian, et eks ikka on alati see, et sa alati leiad selle jaoks aega, mille jaoks aega tahad leida. Et siis ma leian sinu jaoks aega. Kas ma sain aru, et sa käid 2 trennis? Jah. Väga äge, et inimene tegeleb nii paljude asjadega. Aga kuhu sa selle tüdruku veel topid? Öösel sa ei tee, ma loodan, mitte midagi. Öösel ma ei tee trenni, jah. Et terve öö on tüdruku päralt. Yes! Järgmine, kes võiks olla järgmine vastaja? Noormees number 2. Mul ka ei ole kahjuks väga palju aega, aga sinu jaoks leian kindlasti aega. Et minu tavaline argipäev näeb selline välja, et käin TTÜ-s, õpin äriinfotehnoloogiat, sinna läheb päris palju aega, aga sellest on muidugi häid teadmisi. Lisaks käin väitlusklubis,
õpin siis, käin veel mandariini kursustel, õpin keelt juurde ja trennis käin jooksmas, jalgpalliga tegelen ja proovin ka oma startupi käima saada, nii et päris palju aega kulub selle jaoks. Aktiivselt proovin ikka õppida, et saada selgeks. Mandariini keel? Ja siis võib-olla kunagi siis tagasi minna. Kuhu tagasi? Hiina elama. Kas sa oled sündinud Hiinas? Silmade järgi, mis mitte. Päriselt? Aga kahjuks ei ole, jah. Aga ma olen elanud pool aastat, nii et... Ütle, ma armastan sind mandariini keeles. Vaini. Ilmavärinad. Nagu oleks... Ütle mulle ka midagi ilusat. Ütle, et ma olen täitsa kobe. Nii hün piao liang. Miau, miau, miau. Pärast ütlema, just kirjas ütles. Ja number 3? Number 3, jah. No minu tavaline nädal näib niimoodi välja, et käin esmaspäevast reedeni tööl, nädalavahetustel pidu ja õhtut teeksin süüa sulle. Voh, võt see on õige mees. Ja laupäeval kinne. Vot, õige Eesti mees. Söök ja kino. Söök, töö, söök, kino, söök, töö. Ja ei mingit trenni, ei mingid hobisid ega huvisid. On sul mõni hobi ka? No pastat kõik kogun. Issand, kui nunnu. Imearmas. Mina võtaks küll sinu. Okei, järgmine küsimus. Nii. Selline keeruline küsimus teile nüüd. Kuidas ürsitaksid rutiinseks muutunud kooselu? Ja seekord noormees number 2, palun. Prooviksin võimalikult palju uusi asju lugeda ja avastada juurde, et siis ürtsitada. Ehk siis hästi avatud uutele asjade olla ja areneda koos edasi. Kas sa loeksid tüdrukule ette siis neid raamatuid, huvitavaid raamatuid? Ma arvan, et eraldi loeksin ja siis pärast arutaks läbi näiteks, missugused võimalikud variandid võiksid kasutusse minna. Te loete neid seksiõpikuid siis ka? Võimalikud variandid võivad kasutusele minna. Loomulikult. Kui armas. Väga armas. Noormees number 3. Prooviks erinevaid sööke teha ja ise mingit retsepti välja mõelda. Yes, toidufetiš on see. Mul on üks hea ettepanek. Toiduga saab ka mängida. Teadsid sa seda? Vahukoorega ja maasikate ja šokolaadiga. Ma soovitan soojalt. Ka noormees number 1. Et mõtleks sellise huvitava asja välja, et võtaks 30 päevase väljakutse ja prooviks iga päev siis midagi uut teha, mida ei ole varem teinud. Okei, aga siis 30 päeva on läbi, siis on võht väljas ja suhe ka. Siis on kooselu juba nii ära vürtsitatud, et sealt läheb ainult suure inertsiga edasi. Oi, kui aitäh. Nii, ja 3. küsimus. Mis on kõige romantilisem asi, mida oled teinud või oleksid nõus tegema? Ja noormees number 3 saab seekord esimesena vastata. Jälle toiduga midagi. Ma oleks nõus tulema serenaadi laulma rohkem alla. Kas sa mõnda pilli ka oskad mängida? Ei oska, küll ma õpin. A laulda oskad hästi? Mitte väga. Siis see võib päris õudne konnakrooks tulles. Võib-olla teed midagi muuda. Süüa näiteks. Vaikus. Vaikus. Noormees number 1. Kõige romantilisem asi, mida ma olen teinud ja mida ma oleks nõus tegema, et siis ma oleks nõus näiteks võtma aerupaadi ja tegema Võrtsjärve ringi peale sinuga koos. Nii, et mina sõuan. Miks sina sõuad? Kas sa ei usalda naisi või? Ei, siis nagu tema saab nautida. Meest teeb kõik raskele tema saab vaadata sinu uhkeid muskleid loomulikult. Aga kõik, mida ma oleks nõus tegema, et mida ma olen teinud, et ma vastasin ära, mis ma oleks nõus tegema. Nii. Seda sõudmist sa oled juba teinud? Ei, just vastupidi, et seda ma oleks nõus tegema. Seda sa tahad teha, sorry. Ja. Et siis ma võib-olla, mida ma olen teinud, olen viinud tüdruku esimesel kohtumisel paddleboardiga sõitma. Ehk siis on aerulaud, ehk nagu surfilaudades aeruga lähed sõitma, et siis tegime ka ühele jõele ringi peale ja pärast läksime jahtklubisse sööma. Ja väga armas, aga tead, ma annan sulle ühe
vanema naisterahva nõuande, et ära kunagi räägi sellest neiule, mida sa oma eksidega teinud oled. See ei lähe kohe mitte. Võtta. Panen kõrva taha tulevaseks eluks. Nii, ja üks veel. Ja noormees number 2. Ma alustan siis meie tutvust väga romantiliselt ja ma viin su reisile 7 päevaks. Vau, ta räägib nagu sa juba teaksid, et ümbrikus ootab reis. Loomulikult. Kaval pea. Kas siin meie küsimused olidki? Need on kõik, jah. No mis tunne on? Väga raske. Päris head vastused ikka nüüd. Ja päris kobedad kutid tunduvad olevat. Igaüks oskas midagi ja natukene teistmoodi. Et saaks need kõik asjad kuidagi kokku miksida. Aga sul tuleb teha see raske otsus. Okei, see on ikka väga raske. Okei, kas ma pean ütlema välja nüüd? Jaa, sa pead selle numbri välja ütlema. 1, 2 või 3. Ma arvan, et see noormees number 1. Yes, noormees number 1. Väga seksikas välja. Ja vaatame, mis nendel seal ümbrikus sees peidus on. Ehk siis noormees number 2. Kas sa tuleksid siia? Ilus tüdrukas pole. Absoluutselt. On kahju ka nüüd natuke veel. Loomulikult oleks pidanud paremaid vastuseid ütlema. Väga tugevad kandidaadid ikka. Loomulikult. Tee oma ümbrik lätt. Nii. Ja vaatame. Nii, Tallinna õhtusöök. Tallinna õhtusöök, kus kohas? Restoranis? Argentiina restoranis. Argentiina restoranis. Te oleksite sobinud sinna väga hästi. Aga aitäh, mõni teine kord. Nii, kandidaat number 3. See oli see toidutegija. Pisut väsinud mõmmik saabus siia. Vaatame, üks hea soojamaa reis oleks kindlasti ära kulunud. Ja nii ongi. Kurnjau, väga kahju. Nägemist. Vaata, et sa nutma ei hakanud. Aga nüüd on kõige olulisem hetk. Tule seisa siia seina juurde ja teiselt poolt noormees tuleb ka seina taha. Ja kohe-kohe läheb see sein siit eest ära ja sa kohtud oma kalli noormega. Kelle sa välja valisid? Tere! See on ka täitsa kobe. Mina tuleb välja. Viimsi spa. Romantiline. See on väga lahe koht muuseas. Viimsi spa. Romantiline pakett kindlasti. Me ei hakka tegema. Sind segama praegu. Tahtsin ise sinuga minna. Aga mida romantilist saab spaas teha veel lisaks sellele, et sa oled seal basseinis ja võib-olla joote pisut šampanjat? Seal spaas on väga palju igast hoolitusi ja igast teid asju, kus on mida saab. Ja võib-olla saab ööseks ka jääda. Sõuda või? Sõuda, yes. Okei, selge. Aga õnnitlen teid. Kas need noored kannavad tulevikus võib-olla ka ühist perekonnanime? Seda me ei tea. Aga meie saates osalemine on imelihtne. Võtke lihtsalt meiega ühendust. Või vaadake saadet igal laupäeval kell 19.25. Tšau!